ma püüdsin jah selle nagu leida, et nagu, mis see minu küsimus on ja ma olen nagu, ja see ei ole mitte ainult nagu selle ruumi mõttes, vaid see on üldse nagu aastaid juba nagu see, et mis on see õige või noh, mis on see küsimus, mida ma nagu pean siis küsima, et jõuda siis nagu ja kuhu, jällegi tuleb seesama asi, et kuhu. Tunnen ennast nagu edutunnet, on ju, ja see ongi see, nagu see, kus ma siis nagu olen aligned, et ma ei ole seda, kus koha peal ma olen ja ei julgeda seda väljendada, sest et isegi seal kommentaarides tuli ikkaks nagu see, keegi küsib mingisuguse, ütleb nagu mingi siukse lause, mis on täpselt siuke nagu ikka ei ole piisav. Jälle seesama koht, milleni ma jõuan nagu, et ma teen nagu, olen nagu niimoodi, nagu ma enda sees tunnen, et ma olen nagu kuidagi nagu saan ennast päriselt nagu väljendada ja nagu see on see õige asi, mida ma nagu nüüd praegu nagu enda seest jagan ja see on mingi elevust tekitav ja siukene nagu minu asi, see on nagu nii õige, mida ma praegu teen, on ju. Ja siis tuleb seal keegi väline, kes ikkaks nagu tekitab seal nagu, ikka ma ei ole piisav nagu. Tahaks ühe korraga terve elu nagu terve ja kõik elu küsimused võiksid saada, see on praegu kohe vastuse. Selles pole ju tegelikult pole selles küsimus, et nad sind ei näeks või sind näha ei tahaks. Järelikult sul pole ka küsimus, et sa ise ennast näidata ei tahaks, on ju. Nüüd on küsimus, et mis koha peal see sinu pudelikael on ja igaüks, kes ka kuulab saab, et saab mõelda, kus see minu pudelikael tegelikult on. On ju? Et mis on see, mida ma enda kohta ei taha näha põhimõtteliselt, et ma saaksin minna edasi. Kas ma tahan seda küsida? Tere, Andra. Tere, Einika. Ütlesid just 2 minutit. Nii ebamugav on praegu või? Tootult ebamugav. Ja nüüd on natuke parem. See on täpselt see sama koht, et nii kui me saame selle välja öelda, nagu tunnistada tegelikult iseendale, on ju. Mul on praegu ebamugav. Sa arvad, mis sulle nagu selle ebamugavuse nagu see start on sinu sees, et mis ta sulle ütleb? Miks sul on ebamugav? Sa just eelmises podcastis mainisid seda, et siis kui on peas nagu see, et mida ma kõike tahaksin öelda ja see kõik on nagu siukene, et see on seal olemas, aga kas tuleb nagu välja või tuleb nagu mingi asi tuleb välja ja see ei ole see, mida ma enda peas ette kujutsin, et ma tahaks tegelikult väljendada. Ja, et mõnes mõttes nagu justkui mingi ootus selles osas, et mis võiks nagu sündida, aga et kas see sünnib nii ja kas see tekib ka sellesse mingi lõpetatus iseenda sisse, on ju. Jah, või jääb ikka see tunne, et nagu, et see ikkagi saan välja tulla, nagu ma enne mainisin ka, et kas täna nagu tuleb see, mida ma ootan või nagu see kuidas ma sõnastasingi, et kas täna kas sa jõuad selleni. Aga milleni, on ju? Ma isegi ei tea, milleni. Ja siis ma ütlesin, et aga no siis sa saadki uurida seda, et milleni sa jõuda tahad või noh. Praegu tuli just nagu selleni, et mingi success tundeni, nagu selles mõttes tundeni, et nagu just selle sama tundeni, et ma sain selle, mis ma tahtsin, kuigi ma isegi võib-olla ei tea vaata, mis see on nagu, aga just selle tunde, et see on see täpselt, mida ma nagu tahtsin. Kuigi ma võib-olla isegi ei tea, mis see on, mida ma tahan, aga just see tunne nagu, et selle tundeni, jah, täiega siuke completion, siukene. Ja kui sina mõtlesid selle peale, et sul tuli see üsna viimasel hetkel see otsus, et sa tuled. Põhimõtteliselt veel 24 tundi tagasi sa ei teadnud, et sa tuled. Ma isegi ei teadnud, et sa seda teed siin, jah? Ja siis kuidagi tuli see koht, et ma nägin su postitust, kus sa mõnes mõttes nagu otsidki seda tunnet, tundub. Et seda tunnet või seda mõistmist sellest, et mida sa tegelikult luua tahad või mille loomiseni sa tahad jõuda ja samal ajal, kuidas selle seada iseendaks kuskil, mingi niukene sõnum tuli mulle läbi. Ma lugesin selle niimoodi vahetult enne, kui ma hakkasin autoga sõitma, ma lugesin läbi ja siis ja ma otseselt nagu ei süübinud rohkem. Ja kui sa nüüd mõtled, sest et 24 tundi, see on nagu tohutu pikk aeg, sellega sa juba võid, ma ei tea, mis taipamisteni jõuda. Ja samas on tänane ruum ka selleks, et nagu tuua mingi küsimus, mida sa tahad uurida. Ükskõik, kas see on sinust, see minust on see üldine, see on nagu sinu valik, vaata. See on nagu sinu aeg, sinu tund aega. Selleks, et me saaksime uurida seda, mida sina tahad uurida. No, ma püüdsin jah sellele nagu leida, et nagu, mis see minu küsimus on ja ma olen nagu
ja see ei ole mitte ainult nagu selle ruumi mõttes, vaid see on üldse nagu aastaid juba nagu see, et mis on see õige või noh, mis on see küsimus, mida ma nagu pean siis küsima, et jõuda siis nagu ja kuhu, jällegi tuleb seesama asi, et kuhu, aga just selle nagu jah, ikkagi selle tundeni, et nagu ma siis no nagu human designist, mida ma ka nüüd olen kuskil jälle nagu nagu palju sügavamale läinud sellega, siis ma saan aru, et minu projektorina ma ei mäleta, kust kohast ta sealt välja tuleb, aga see, et just see, et kui ma olen nagu oma self-tiimis, siis mul ongi see success tunne nagu, ja kui ma ei ole self-tiimis, siis ma olen bitterness, ehk siis nagu ja siis ma olen nagu tunnen ennast nagu edutunnet on ju, ja see ongi see, nagu see, kus ma siis nagu olen aligned, et kui ma eile selle postituse tegin, et ma sain nagu üle pika aja nagu kontakti üldse sellega, et nagu väljendada ennast nagu et kus koha peal ma olen ja julgeda seda väljendada, sest et isegi seal kommentaarides tuli ikkaks nagu see, keegi küsib mingisuguse, ütleb nagu mingi siukse lause, mis on täpselt siuke nagu ikka ei ole piisav. Jälle seesama koht, milleni ma jõuan nagu, et ma teen nagu, olen nagu niimoodi, nagu ma enda sees tunnen, et ma olen nagu kuidagi nagu saan ennast päriselt nagu väljendada ja nagu see on see õige asi, mida ma nagu nüüd praegu nagu enda seest jagan ja see on mingi elevust tekitav ja siukene nagu minu asi, see on nagu nii õige, mida ma praegu teen, on ju. Ja siis tuleb see keegi väline, kes ikkagi nagu tekitab selle nagu, ikka ma ei ole piisav või nagu ikka ma lähen kuidagi valesse suunda või see ei ole ikka vale või nagu õige, mida ma teen või tegelikult ma peaks hoopis teist asja tegema ja ma ei peaks välist abi otsima nagu mingi, mida ma siis tegema veel pean või nagu. Ja mõnes mõttes nagu siit saab nagu nii mõnusasti juppidesse minna, on ju. Mõnes mõttes, et siin saab valida selle tee ja selle tee ja selle tee ja selle tee. Ja mõnes mõttes see nagu, mina katsun praegu saada just selle kontakti sellega, et mis praegu tegelikult sündida tahab. Ja see on ka see koht, et kus sina saad praegu mõelda, et mis tegelikult praegu saab sündida. Et just kui nagu meil on alati kiusatus minna seda, kuidas ma ütlen, seda enda tahaks ühe korraga terve elu terve ja kõik elu küsimused võiksid saada siin praegu kohe vastuse. Ja teisest küljest meis on alati olemas tegelikult see tänane vastus, mis täna peaks saama, ehk siis see tuleb ka sellest tänasest on ju küsimusest iseendale. Ja teisest küljest siin ilusasti siin jäi nagu kõnelema nagu see väärtustamise või väärtuse teema ühest küljest. Ja teisest küljest, kui ma ise olen tajunud sinu postitusi, kui sa teed seda siit selle koha pealt, tegelikult sul on väga puhtad, selles mõttes puhtad selles sinus, kes sa oled, selles hetkes on see väga ju see, kes sa oled. Et seal ei ole seda, sest muidu inimesed ei näeks seda. Aga inimesed näevad alati su postitusi, et selles pole ju tegelikult pole selles küsimus, et nad sind ei näeks või sind näha ei tahaks. Järelikult sul pole ka küsimus, et sa ise ennast näidata ei tahaks, on ju. Nüüd on küsimus, et mis koha peal see sinu pudelikael on ja igaüks, kes ka kuulab saadet, saab mõelda, kus see minu pudelikael tegelikult on. On ju. Et mis koha peal sa tegelikult kinni oled. Et mis on see, mida ma enda kohta ei taha näha põhimõtteliselt, et ma saaksin minna edasi. Kas ma tahan seda küsida? No mina tavaliselt lähen selle koha pealt sisse ja ma saan aru, et okei, et tavaliselt siis tulevad mu ellu ka inimesed, kes, et kui ma ise ei näe, siis tulevad lihtsalt õiged inimesed mu ellu, läbi kelle ma näen. Aga kui ma ei julge seda küsimust küsida või otsustada seda enda sees, et ma olen valmis läbi nägema. Vahet ei ole, see võib valus olla, ebamugav, aga tegelikult ma ju tahan seda. Ma tahan seda transformatsiooni iseendas. See on see küsimus, see kahe kaalu küsimus minu jaoks. Kas sa tahad tegelikult nagu iseennast ja sa tahad jääda selle nagu, sinna nagu sellesse otsija rolli? Ja otsija roll on ka päris tore. Otsija roll päris tore on ju. Ja siis, aga mõnikord ma olen või ise just hiljuti tegin enda sees kaalumist. Mõtlesin, okei, fine. Terve elu olen olnud mingis niisuguses kohas, et mulle on suhted väga olulised. Mulle on olnud suhted olulisemad kui mina ise. Siis mõtlesin, okei. Ja ma saan aru, et mul tuleb täna langetada otsus, kas mul on olulisemad suhted või mina ise.
ja seda ei saa teha, et mõistusest ma saan aru, et loomulikult mina olen. Aga energeetiliselt tegelikult sa pead päriselt laskma sellel otsusel sündida enda sees. Nii, et sa energeetiliselt selle ära valid. Ja siis piltlikult öelda siis kaalud, et kumb siis jääb peale. Ja täiesti okei on ka, kuidas ma ütlen, me saame alistuda siis sellesse, mis iganes me valime. Et kui tegelikult ma ei ole valmis täna ennast ära valima, enda väge ära valima, enda joondatust ära valima, iseendale elamist ära valima. Ja näiteks tahangi pühenduda ainult lastele või tahan, ja osade inimeste jaoks ongi ka näiteks lapsed täielik nagu, võib-olla tema enda valimine võibki olla laste valimine. On ka sellised variante. Või et suhte valimine ongi automaatselt enda valimine, sest see, mida see suhe nagu hakkab koos looma, on midagi sellist, on ju. Aga seal nagu ongi see koht, et sellel hetkel, mil ma otsustan vähemalt midagi ära valida, mitte ei kaalu siin nagu terve elu, nagu valin seda või seda. Ja siis tegelikult ma ei tee otsust ära. Sellel hetkel saab tulla nagu see tõde, nagu, et sa valid selle tõe iseenda jaoks. Tunnista nagu seda tõde. Okei, fine. Tegelikult täna on suhe mulle olulisem. Ehk siis ma täna ei ole valmis sellest suhtest lahti laskma. Sest et, ja see ei ole mitte füüsilisest suhtest lahti laskmine tegelikult. See on sellest ideest lahti laskmine. Aga meie niisugune alalhoidlik osa tahab selle suhte, kuidagi sellest, idee sellest suhtest on lihtsalt nii ideaalne, et me ei ole nõus ohverdama seda ja see tegelikult ei lubagi meil seda valida. Ja siis ma valingi selle, et okei, ma elan siis seda illusiooni. Ma vahel valin selle ära, siis ma alistun sellesse ja võib-olla ma ei saa kogeda seda, mida ma kogeksin siin, aga et mõnes mõttes, et on mingi kallis asi, millest sa täna kinni hoiad, millega sa säilitad seda olukorda, seda seisundit, kus sa praegu oled. On midagi, mida sa armastad rohkem. Või mis on sulle mingil osale sinust nagu kallim. Sa julged enda käest seda küsida. Nagu selle koha pealt. Okei. Mis see minu pudelikael on ja mis on sulle kallim kui see, mida sa soovid. Tegelikult sa tead, et sa soovid seda, aga millegagi sa hoiad tagasi. Mingi on sinu meeletasandil just hoidmas. Aga me võime tõesti nagu seda vaadata, et mis siin nagu sünnib praegu. Me ei tea, vaata. Sina otsustad suuna selles mõttes, et mida sa tahad siin näha täna. Millega ma päris tihti nagu satun nagu silmitsi, mis olukorraga nagu, ja siis ma mõtlengi nagu, et okei, kuidas see lõpuks ära laheneb, see olukord nagu on see sama raha teema nagu, et kuidas ma siis olen mina iseendaks, mitte see, et see mu tegevus, mis iganes asi oleks mu hobi, vaid nagu kuidas see on selline, et nagu, et ma olen oma väes ja seisan siis omadel jalgadel, olen iseseisev ja samas nagu siis lasen ennast ka hoida, aga et nagu kuidas ma selle ära häkin, et nagu kuidas lubada endale enda väe eest maksta, mitte nende tegevuste eest maksta, mida sa teed. Ma saan aru, et sa täna ei näe lihtsalt seda teed, et kuidas see raha võiks loogiliselt tulla sinuni selle eest, mis sa teed. Ja samas alati tuleb raha, nagu ma praegu olengi nagu valinud alati nagu mingi enda tegevused, siis ma näen, et nagu loogika ütleks ja nagu välised inimesed ütlevad nagu, et mine tööle siis on ju. Ja siis mulle tundub nagu, et nagu see ei ole üldse nagu see, ja seal on mingisugune hull vastupanust, nagu siis ma teeksin ju midagi, mis ei ole nagu mina ja see ei ole nagu minu see mingi koostööd, mis on olnud nagu siuksed nagu, et ma võiksin nagu koostööd teha, tunnen nagu, aga ma ei tee nagu endale seda, ma teen nagu kellelegi teisele. Ja seal on mingisugune vastupanu koht, et kuidas ma saan selles tegevuses järgida ka seda, et ma nagu teen seda, mis on nagu seesama minu maitse või minu kirg, mis mind huvitab nagu. Ja nüüd küsimus, mina olen üsna sageli, ma mäletan, et siis kui ma töötasin riigitööl, ma saan aru, et ma olin hullult tegelikult rahul sellega, mis ma tegin seal. Ma armastasin seda ka siis. Isegi kui ma teadsin, et ma ühel hetkel hakkan tegema enda ettevõtet. Aga ma olen kuidagi õnnistatud olnud alates sellega, et ma terve elu saanud teha absoluutselt kõiki töökohti nagu kogenud selliselt, et ma teen, mida ma nagu, et ükskõik mida ma teen seda viisil, et ma armastan seda. Et ma mäletan minu esimesed töökohad klienditeenindajana ja ma tegingi seda täpselt nii kaua, et
et ma lihtsalt nagu, et ma olin otsustanud, et kui ma seda teen, siis see peab mulle meeldima ja siis ma teen seda viisil, et see mulle meeldib. Et kus mina kasutan seda, mis minust tuleb, on ju, et klienditeenindajana ma täiega olen nagu hea suhtleja ja täiega kasutan seda osa ära endast, on ju. Nii-öelda heas mõttes kasutan ära. Kui ma tegin riigi heaks tööd, siis minu analüütiline osa oli nagu täies teenistuses, aga kuna mind kõnetas see missioon, et ma sain aru, et ma loon keskkonda noortele inimestele selleks, et nad saaksid oma potentsiaali avada, et nad saaksid teada, kes nad on. No see missioon lihtsalt kõnetas mind ja mul oli nagu selles mõttes suva, mida ma teen. Ma olin valmis nagu lihtsalt panema täisteenistusse kõik oma teadmised ja oskused ja välja mõtlema skeeme, kuidas Euroopa Liidu raha liiguks noorteni nii, et COVID nagu teeksid õiget asja. Et see on nagu see küsimus ka, et kuidas igas hetkes kasutada seda enda energeetikat, on ju. Seda, kes sa oled, on ju. Ja ma saanegi aru, et sul on täna see küsimus, et sul on mingi nägemus, mulle tundub, et mis tööga sa raha tahaksid teenida. Väga selgelt ei ole, sest ma näen, et nagu need, mis nagu kuna hetkel on kõige rohkem tulnud nagu see mingisugune laulmise teema ja selline, et siis nagu need viisid, mida ma nagu näen, et kuidas võiks või kuidas peaks siis tunduvad, et need ei ole päris need ja samas nagu ma saan aru, et peaks olema nagu mingisugune ettekujutus sellest, mis on, et nagu justkui nagu, et mis need valikud üldse on nagu, kuidas nagu saab, on ja siis nagu, kas nende vahelt saab valida või siis nagu, või siis ma näen, et nagu seda veel polegi olemas, see on mingi teine asi ja ma ei tea veel, mis asi see on ja kui nagu, siis ma just nagu praegu lähengi just nagu samm korra, kogu aeg olen läinud samm korraga. Aga mida su väli sulle üldse praegu näitab? Nagu, et mis pakkumisi, mida sulle pakutakse? Või kuhu sind kutsutakse? Või mis sulle tuleb pidevalt kandikul? Mida siis on? Või mida su keha hakkab automaatselt tegema? Suhteid looma. No, see on hea koht. Kas ta hakkab suhteid looma selleks, et saboteerida sind või hoopis selleks, et... See on koht, mida ma olen vaadanud, kas see on selleks, et nagu saboteerida ja nagu segadusse ajada või siis see on see, et ma näen, et okei, aga seal on mingi koostöökoht ja seal on mingi koostöökoht, siis ma tahaks nagu kõiki mingeid asju või isegi internet. No internet connection. Tuleme selle väliselt. Ta ütleb, et tegelikult recordingis, mis me saame seda kohta vaadata, aga ta peaks jätkama. Siis ta ütles, et teiste jaoks jätkub siis, kui meie tuleme online. Aga ma ei tea, mis koha peal. Nii huvitav, mis sa ütlesid? Et kas see on see saboteerimise koht, et ma loon neid selleks, et nagu, et ma jään segadusse või see, mida väline peegelt, või nagu väliselt mulle öeldakse, et, nagu, et sa peaksid olema üksi ja vaatama endasse ja nagu, kes sa üksi oled ja nagu mitte nagu kogu aeg nagu suhtlema teistega. Või nagu endaga olema või siis nagu see, et ma näen, et nagu mind tõmbab nagu sinna poole ja siis nagu kas see on see, et miks ta siis tõmbab, kas ma nagu väldin iseendaga olemist või siis ongi see, et nagu, et aga see nagu tõmbabki mind nagu see inimene või see inimene või see inimene ja nagu ma mõtlen, õiget ja valet ei ole olemas. Tegelikult oleks hullult teada. Ütleme siis selle sama koha pealt, et kes sa saboteerid ennast suhete pärast. Kolmas kord. Jah. Joo, siis järelikult see on see koht nagu, kas ma siis saboteerin ise. Mis on sinu, ma küsin niipidi, kui sina oled midagi suurt loomas, enda jaoks olulist loomas, milline teemavaldkond on sinul see, kus keegi pealt hakkab reageerima? Ehk kas sa jääd haigeks, kas sul järsku suhetes käib plahvatus, kas sul lapsed jäävad haigeks, kas sul tervis, raha, mis on sul nagu esimesena nagu
Kus sa hakkad turvatunnet otsima, ma küsin siis nii nendest valdkondadest. Pean praegu mõelda, mis see suur asi on, mida ma olen hakanud siis tegema. No näiteks, et kui sa tahad mingi, ma ei tea, laulmise või mingi, see, mis praegu ma tundub, et see hääle teema. Hääl läheb ära, mingi sükene koht on nagu kõige põhisem. Hääl läheb ära? Jah, nagu praegu ka mitu kuud on olnud see, et mul on nagu väga tugev sükene nagu lima ja röga nagu sükene nagu, et on nagu excuse, et nagu ma ei saa just, et nagu ei ole nagu puhas hääl praegust, ma tunnen, et nagu siin on mingi asjad on ees nagu. Ehk siis tervis on. Ja siis mis on järgmine? Jah, just, tervis on ilmselt see. Sul on olnud ju seljaga ka. Just, ma mõtlen ka, et see on vist olnud see, et nagu, mis on see pääsetee, nagu, mis mind päästab ära sellest, et ma nagu ei peaks seda tegema. Ja samas minule kõrvaltvaatajana tundis, et siis kui sul see seljateema oli, siis see täiega lükkas sind sinna veel rohkem, et kuule, et sa nagu tegeled mingilegi muuga. Millega sa siis tegelesid, kui sul see seljateema tuli? Ma olin täiega läinud sinna, et ma olin mingi enda tütre koolis robootika mingitsugust vabatahtlikuna tegin, siis ma olin mingis Laagna koolis veel robootikaõpetaja, siis ma olin veel lapsehoidja ühel, kes oli koduõppel nagu mitu korda nädalas. Eks ma olin nagu siukses olukorras, kus mul oli 5 päeva nädalas, oli nagu minu jaoks nagu siuke töö, kus ma läksin nagu iga päev nagu välja, et erinevad tegevused ise valisin nagu, tõmbabki nende poole, aga nagu see oli nagu minu jaoks siukene tempo, mis nagu see ei olnud minule nagu tavapärane nagu. Projektorile eriti, et kui sa mõtled, et minu nägemus on see, et me võiksime alati kasutada kõiki tööriistu, mis maailmas on loodud, just nad ei ole, mis koha pealt nad nagu sünnivad, aga see, kus mul on võimalus avastada seda iseennast, on ju. Ja siis, human design üks nendest tööriistadest on, on ju. Ja kui me mõtlemegi seda, et projektorliku energia kasutamine ikkagi, seal on nii palju vaikust, seal on nii palju puhkust, seal on nii palju seda, kus me lubame endal nagu teha siis, kui päriselt nagu et me saame ka seda tunnustust sealt ja me saame nagu olla laval tegelikult. Sina oled ka projektor? Mina ei ole, aga minul on projektorlikku energiat hästi palju, mul on mitmeid kanaleid, aga ma olen elanud, mu vanemad on projektorid ja minu partnerid on olnud projektorid enamus. Ma tean väga hästi, kuidas projektorid manipuleerida. Peas mõttes nagu, aga see on nagu see koht, et ja see võibki olla see. Ja ma tean, et mina teen seda projektoritega alateadlikult. Ma tean tegelikult kõikide inimestega, lihtsalt projektorid reageerivad sellele. Ütle projektorile, millest ta hea on ja miks sa tahad teda enda tiimi. Nagu ütle talle, miks ta on nagu kõige parem valik üldse sulle. Ja siis ta on suland. No jah, siis on see kutse, ma tunnen seda kutset nagu, et ahah, ma olen nähtud, kutsutud. Just. Ja siis ma mõtlengi seda, et kas kuivõrd, vaata, et kui see on üks sinu nagu konksudest, et siis, kui sulle öeldakse ilusti, et näed, Andra, tule, aga sinu alateadvus teab seda, et sa toimid nii. Ja loomise kontekstis on seal ju ka see koht sees. Et ehk siis minu hüpotees on, või see, kuidas ma näin, kuidas maailma inimesed toimivad, on see, et meie alateadvus on alati sama kaua olnud meiega, meie vari on sama kaua elanud meiega kui meie vägi. Ta on samal ajal kohal. Ei ole nii, et oma pole praegu varjus, et varju pole. Vari on täiega kohal ja ta teab väga täpselt seda, kuidas sind eemal hoida sinu kasvust, sinu arengust. Ehk siis sa loob sulle olukorrad, kus sa saaksid siis leebelt eemaldada sellest, mis on sulle oluline. Näiteks? Näiteks, et võib-olla sa ei pea olema robootikaõpetaja. Selles mõttes, et võib-olla see ei ole see koht, aga kuna sulle lähenetakse sellise koha pealt, kus öeldakse, et aga meil on väga vaja ja sina oled see, kes oskab ja sul tuleb see välja ja sa oskad lastega suhelda ja sa oskad nagu Mis on projektori, nagu sellest ma nii palju õppisin, nagu, et ahah, sellisel moel sobib, sest ühel moel sobis ja teisel moel ei sobinud. Nagu. Et nagu ma palju õppisin sellest ja pärast sain alles teada, et projektorina tõesti nagu ei peaks nagu siuke tempo olema. Ja, aga projektoreid on ka ju nii erinevaid energiaid, et minu ema on emotsionaalne projektor ja siis mõtleme mentaalsed projektorid on ju põrnaprojektoreid, et seal on nii palju erinevaid variante ja mina kogen projektoreid selle koha pealt täitsa erinevatena. Ma olen self-projektor veel nagu, see on veel oma ette. Et seal tekivadki nagu need erinevad kihid on ju, et sa õpiksid nagu ennast tundma läbi selle. See on nii palju aidanud viimase kuu-kahega nagu. Mis on see suurim taipamine, mis sa sellest, kui sa nüüd mõtled seda sama teemat, mis sul praegu on, mis see nagu need viimaste kuude nagu see
see on see tunne, mida ma ka tookord vist kogesin hästi, siis kui see seljateema oli, et ma võtaksin enda jaoks aega nagu seesama, et noh, et mul muidu lähengi nagu, et ma lähen temaga saan kokku ja siis temaga ja siis ma pärast vaatan, oota, aga nagu minu aeg, kus nagu, millal ma seda saan teha ja see on nagu tegelikult hullult oluline. Ja siis kui ma saangi olla, lähen mingi lapse hoidu ära ja siis lähen koju, vaatan, ma olen üksi, nii hea on olla. Tegelikult seda üksi oleku aega ja eile nagu siis, kui ma seda postituse tegin viimasti, siis ma olin ka üksinda ja siis nagu saabki tulla nagu üles, ma tegin veel ühe laulu ühe sõbrale veel nagu sünnipäevaks, nädalavahetusel on sünnipäev tal. Et siis nagu noh, siis saavad juhtuda need asjad, mis tegelikult mu seest saavad tulla, kui ma nagu siis ei lähe nendesse suhete nendesse, et nagu kuskil jah, tõmbast tahaks kokku saada. Ja küsimus on ju siis sellest tasakaalus. See ei saa ju ignoreerida tervet maailma, on ju? Saab, ilmselt. No loomulikult saab. Aga mind ei ole see kutsunud praegu, jah? Ja, et seal ongi nüüd see küsimus, et kuidas sina ennast juhid selles, et see sinu päris olemus saaks tulla. Ja teisest küljest ma ütlen nagu, et noh, ma saan aru, et sa oled seda kogenud, aga no ma ise nagu näen seda, kui ma võtan nagu hästi basic energiatasemel levelil, siis ma ütlen nii, no mine, siis sa oled varsti siruli ja siis õpid. Ehk siis see puhastusprotsess läheb käima. Ja siis sa õpid iga kord lihtsalt seda, sa lubad siis selles emotsioonis endal olla, oled frustreerunud, oled teistega mõrudaks lähed, on ju, hakkad ütlema mingid niisuguseid asju, mida sa ever ei tahaks mitte kellelegi öelda. Ja noh, ja sealt saab minna nagu ilus spiraal alla, et kus sa nagu lähed, kuidas ma sain temaga nii halvasti käidu, kuidas ma sain üldse niuke olla. Ja noh, siin tuleb see eneseväärtustuse pool, et siin see eneseväärtustuse teema. Ma kuidagi see taju praegu, et iga kord ma tegelikult soovin teada, et mida sa oled tegelikult aktiveerinud praegu endas, mida sa loomas oled. Mis pilt on see, mis naine see on? Kirjelda mulle seda naist, keda sa tegelikult lood enda sees. Naine. Ta teeb mingit oma asja, ta jagab teistele mingit asja. Ja samas ta on nagu eemal. Eks nagu on kättesaadav, kas siis nagu telefonitse või mingi nagu niimoodi, nagu mingi korraks, mingi tund aega, nagu mingi nõustaja või mingi koolitaja või mingi selline ja siis ma isegi, jah, mis see teema oleks nagu üldse. Ja siis et ma nagu lihtsalt jagan nagu midagi enda seest, mis nagu on seal, mida ma nagu näen, kas mingi guidance või mingisugune midagi, mida ma tean nagu oskan. Ja siis nagu jah, see loob seda nagu väärtustatud tunnet ja siis ma nagu kas see naine on ta sinust väljas või sinu sees? Ta on seal väljas järelikult. Jah, ehk siis see on see koht, et kas sa oled lubanud sellel nagu enda sisse saada, vaata. Me saame alistuda sellesse nagu siis, kui ta on meie sees. Me oleme juba ta enda omaks võtnud, on ju. Ja me saame täiesti kogeda seda. Mina küll ma olen näinud praegu kõrvalt ka enda klientide puhul just seda, et kuidas inimesed, kes nagu, nad on küsinud, kuidas ma saan mingit soovi aktiveerida, kui ma ei tea, mida ma loon. Ma ütlesin, et sa lood seda, et sa oled see naine, kes teab. Sest ainus asi, millele sa pühendud, on see, et sa tead seda, et see naine on olemas, kes teab. Ongi see, et sa võtad lihtsalt omaks selle naise, kes teab, mis ta teeb. Aga seal ei tohi olla ajalist. Nii kui sa lähed selles ajas, et ma pean sügiseks teadma, mida ma täpselt teen, siis tekib klammerdumine. Et siis sa juba nagu lood mingi nagu, siin on see link ja nüüd ma seda linki nagu ei taha nagu lahti lasta. See on ka see, kuidas ma olen ju, miks ma olen neid laule loonud, mis ongi elan oma väes, seisan omadel jalgadel, tean, mida ma teen, tean, miks ma seda teen. See on see sama asi, et nagu ma loongi seda ennast, kes nagu saab niimoodi hästi kindlameelselt öelda nagu selle tundega, lihtsalt ütlengi seda, et ma olengi see nüüd. Ja mulle tundubki, et see on nagu midagi sellist, mida mina olen sinu laulude puhul kogenud. Ongi see, et sa lood ise ennast, sa lood neid laule endale. Sa ei loo neid mitte kellelegi teisele. Aga seal nendes lauludes ma kahtlustan, et sa võiksid võtta lihtsalt kõik oma laulusõnad ja panna need enda ette
ja seal on sulle vastus olemas. Kes on see naine, keda sa nagu lood või? Noh, keda sa justkui see, kes sa oled või? Et noh, et sealt on tegelikult iseseisev naine, on ju, see on nagu see, keda sa kehastad juba, sa oled seda endale nii palju kordi, see on juba sinus sündinud, on ju. Ja nüüd on küsimus, et ja kui meil on see äraloomise etapp tehtud, on ju. Noh, sisuliselt sa lood seda naist, mida sa oled mitu korda siin täna öelnud, on ju. Nüüd on küsimus, et millele sa ei alistu. Vaata, nii kui me hakkame nüüd seda teed käima, no et ma ennem ütlesin, et herned hakkavad tulema ellu ennem. Pireti saates ütlesin, et kes ei ole kuulanud esimesi saateid, et Pireti saates me rääkisime natuke hernestest või, et mis meil ellu hakkavad tulema sellel hetkel, kui me hakkame looma. Ja siis esimene on see, et sa ütled, milline sa naine sa oled, siis otsustad ära, et see naine on see, keda ma hakkan kehastama. Mul on standardid, selle naisel on standardid. Kui sina ütled mulle 5 standardit, mis selle naisel on, kindlasti on see juba nendes sõnades on olemas, aga ütled need välja. Eks praegu kohe saad ka öelda. Mis on see standard temal? Ja seda saab täiega kaasa teha nagu enda sees ka. Iga päev, kas või küsida, mis on need selle naise standardid, selle identiteedi, selle avatari. No sisuliselt naine, kes seisab oma väes, omadel jalgadel, on iseseisev, nagu sa ütlesid. Ja kui sa lähed nüüd seal väiksemaks, et milline on see standard, mis kuulub sellele naisele, kes seisab oma väes. Milles ta seisab igapäevaselt? Enda tõe eest ja selle eest, et mida ta praegusel hetkel tahab. Nii, see on üks väga hea. Mis veel? Standard. Et mul on olemas kõik, mida ma vajan. See on standard või? Mida täpsemaks? No, see saab olla, ta usub, et tal on alati. Materiaalsel mõttes, kas raha on olemas või on nagu siis mingid materiaalsed vahendid olemas. Mina olen selle nimetanud kuidagi, et on maksejõuline. No ma olen kliendi kohta seda teinud, aga on maksejõuline, see tähendab, et ma olen ise ka maksejõuline. Jep, standard, ma olen maksejõuline. Et mul on alati makstud need asjad, mida ma olen nagu soovin, ma alati maksan need ära. Ja tegelikult see on mul olemas, nagu, see on nii huvitav, ma nagu tunnen nagu just, kui mul ei oleks seda, tegelikult see on, ja ma nagu ei näe. Ja see ongi see, et tegelikult meil on taas, kui me lubame kirja panna nendel kõik, sa ütlesid, seisab oma tõe eest. Ja nüüd on see koht, et siin mulle tundub, et iga kord, kui sa ütled jaa millelegi, mis ei ole su tõde, see on see, kus läheb natukene standardist kõrvale. Aga kui ma ennem sind kuulasin, siis ma arvan, et üks mingi osa on sellest, et sa tead, et sinul projektorina, sul on mõistlik omada standardit, et sul on iganädalaselt ainult iseendale kuuluv aeg. Ja. Ma olen mõelnud, et ma paneks seda kuidagi kirja või noh, vaata see ei ole nagu kellegi teisega nagu sükene, et see on nagu endaga sellest kokkuleppest kinni pidada. Nagu just, standardid ongi meil ainult iseendale. Ja kui meil on siis elus küsimus, kuidas ma peaksin otsuseid tegema, siis ma ütlen, miks on hea teada, kes on see naine, keda ma nüüd kehastan. See on see illusiooni loomine sisuliselt, et ma loon endale uut elumängu, ma loon endale müüti, mida ma elan. Uut ennast siis? Uut ennast, jah. Aga siis mul, see ei ole niimoodi, et ta on kuskil seal mäe otsas, on see einiki kuskil seal 3 aasta pärast või 5 aasta pärast ei ole. Ma iga päev kultiveerin endasse, et täna, et see einiki tegelikult on olemas, kes loob ettevõtlusega 250 000 ja teeb seda kuninganna energiast. See paneb mul selja sirgu seisma iga päev. See paneb mul kapis ees seal valima riideid. Siis ma küsin enda käest, mida see naine? Kas see naine kardab täna tulla siia? Ja siis ma nagu küsin enda käest, aga ma olen endale pannud kirja, mis standardeid ta elab. Ja mitte need ei ole ainult välised standardid, et see ei tee minust 250 000 einikest, kui ma sõidan autoga, mis maksab 250 000. Vaid selle 250 000 einike on see, kes maksab endale. Ehk siis küsib hinda, mis on seda, nagu neid koodega väärt on ju. Ta ei jaga kõigile mööda maailma, et tal on nagu ka selle enda kliendiga mingi piirid. Ta ei lase ta ei vali kõiki inimesi enda ruumi sisse lasta. See on nagu naisena, me ei lase ju igal mehel siseneda enda nagu ruumi.
see sõltub nüüd sellest, kuhu me standardid paneme, et seal, ja see on see mäng. Ehk siis seesama, et milline on iseseisev Andra. Mis on, et kirjutada lahtigi. Sest et me näen, et standardid on nagu kriteeriumid, mis me ise endale kirjutame ja siis pärast on lihtne elu. Kas vastab või mitte? Lihtne. Kas vastab, kas ma ütlen sellele jaa või ütlen ei? Kuule, Andra, käi täna päeval läbi, et kas sa viitsid mul lapsi 2 tundi vaadata? Ja sa ei ole see nädal võtnud endale ühtegi tundi, et endaga olla. Mis sa ütled? Et mis on sulle olulisem? Et kas see loob sulle rohkem, et sa saad näiteks selle eest, ma ei tea, 20 eurot või loob sulle see rohkem, et sa saad enda aja? Mis, et seal on see tegelikult see, et kui truuks sa jääd enda standarditele, see toob energeetiliselt raha, sest siis sa annad endale. Sa lood endale siis elu. Ja nii kui me läheme nii-öelda lappama, ega meiega midagi ei juhtu, lihtsalt võib olla kauem aega, mil me täielikult oleme omaks võtnud selle naise, kes me tahame olla. Et see on lihtsalt ka niisugune mängu loomine, avatari loomine. Milline avatar ma täna olen? Ja tegelikult sa võid lastega on üks avatar, oma vanematega täitsa teine nagu. Sest et minule küll meeldib seda kogeda, et see minu jaoks ongi see multidimensionaalsus, mida me saame kogeda. Sõbrannadega olen ühes energias, tööalaselt olen teises energias. Mõtle, kui palju kogemuse võimalusi mul on. Meeletult palju. Ja ma jään millestki ilma ka. Vaata, tahangi mehele olla nunnu armas, kais lähele ja nunnu sinna. Ja samas mul on ka mehega konkreetselt nagu enda sees on paika pandud, on ju, et kuidas ma olen nagu temaga. Et see on see, mida ma tahan kogeda. Ennem on see, mida mina tahan kogeda. Ennem on energia, ennem on endaga töö. Siis saab väli reageerida. Nii et mis on need sinu standardid praegu, mis me ikkagi tahaks nagu oli vist 3 on ju, või 2 või? Jah. Mis seal veel on? Minu standard. Üks oli siis see endaga vaeg, see oli 3 vist. Pean täiesti praegu. Mis seal üldse variandid on? Igal juhul ma soovitan sul, sa oled üsna palju, ma näen, et sa lood. Tegelikult sinu see kõrgem mina räägib läbi lugude, nende laulude, mis tulevad su joonduses. Sa võid võtta täitsa endale need laulud ette ja siis kirjutada endale välja. On endaga leebe või andestab endale mingid, ma ei tea, mingid niisugused asjad. Ehk siis ei kanna mingid vanu asju kaasas, vaid valib kogu aeg olevikus, mitte mineviku lugude baasil. See on see, mida ma kuulen sinu lugudes. Ehk siis, et sa oled ka süüdistanud ennast nagu teistele haiget tegemise pärast, mitte ainult endale. Et seal on need lood ja siis sa vaatad, mis seal on. Ja siis sa kirjutad selle teise poole ka välja. Kõikide nende enda standardite, mis sa kirja paned, nende vastandid ka. Siis joonid alla need kohad, mis praegu sinu elus välja mängivad. Vahet ei ole, kas nad on plussi poole peal või miinus poole peal. Ehk siis sa näed, mis standardid sa juba elad. Ja sa näed ka, mis su elus on need kohad, kus sa tegelikult endale valetad. See on siis nagu selle sama standardi varju pool. Ja põhimõtteliselt, see on see, kus sa ei luba endale tegelikult standard, et seal sa lähed nagu mingi asja pärast lappama ja seal on hea küsimus endale, et mina nagu kasutan seda nimel. Okei, kus minu elus see toimub? Mis koha peal ma endale olen valetanud? Ja siis ma luban endale lihtsalt näha. Tavaliselt juba nägemine muudab mingi perspektiivi. Issand, ma ei peagi valima, ma ei pea minema sinna. Issand, ma olen terve elu käinud selle pärast nagu seal või selle inimesega suhelnud selle pärast, et ma tahan lihtsalt meeldida. Ma kardan midagi, et see tuleb nagu nähtavale ja siis sa ei tegele minevikuga, vaid ainult sellega, mis su elus praegu toimub. Sest muidu sa võid nagu mineviku lugudesse, me võime kõik minna mineviku lugudesse otsima kõike. Sellel hetkel ja minul on niimoodi, et ma ise kasutan niimoodi, et mul on märkmikus see standardite nimekiri. Sul on kohe nimekiri? Ma olen pannud enda nimekirja, ma olen teinud praegu ettevõtluse kontekstis, nagu et seda saab teha ka ideaalkliendi. Tegelikult meie ideaalklient on meie parim versioon endast, et ideaalklient vastab alati meie enda isiklikele standarditele. Ja mul on korralik, on maksejõuline, täiega tahab ennast tundma õppida, on julge küsima, on aktiivne, teeb enda energeetikaga tööd. Siis ma räägin endast, on ju. Et see on see, mida ma päriselt tahan elada. Ja siis ma panen sinna vastandi ka.
on arg, ei võta vastutust, ootab, et ma teeksin tema eest töö ära, aitaksin teda, veaksin kaasa, motiveeriks teda, onju. Aga see ei ole mina. Aga siis ühel hetkel joonin alla, mis veel mu väljas on, sest et ma ei otsi nagu peegeldusi otseselt, aga ma ütlen, okei, aga mis minu väljal praegu toimub, sest see, mis minu väljal toimub, on see, mis minu energeetika loob. See on see, mis ma praegu olen. Okei, vaatad siis, huvitav küll. Kliendid hilinevad kogu aeg või et kaovad ära peale 3. nädalat või mis iganes vaata, et nad või siis kauplevad hinnas või ja nad toovad sulle niimoodi, okei, kus mina kauplen hinnas, kus mina hilinen, et kus, sisuliselt on küsimus, et kus mina endale valetan. Ja see on see pudelikaela koht. Et mis on see nagu, ja see on see koht, et siis ma saan seda valida teistmoodi. Nagu, okei. Ja siis sa näed ka seda, et kus sa tegelikult endale räägid lugu. Et see minu raha näide, et mu kliendid ütlevad, neil ei ole piisavalt raha, neil pole raha, mingites erinevates nurkades, et ma ei saa, ma natuke saan, aga kõiki ei saa, mingi niisugused asjad. Ja siis ma ütlen, et kus mina seda teen, okei, täiega, et ma küll ei mängi seda otseselt välja, aga tegelikult enda sees on see kõne kogu aeg. Kogu aeg on tegelikult see, et hirm, et raha saab otsa, raha pole, äkki on liiga vähe, äkki mul ei ole võimalik sellele inimesele maksta, et tegelikult ma ütlen kogu aeg endale seda. Ja siis on see koht, mis ma teen sellega nüüd. Okei. Kas see on hirmu baasilt, kas see on üldse põhjendatud? Praegune hirm on ju, saan vaadata hirmule otsa, saan nagu lihtsalt teadlikult öelda, issand see vana lugu. Ja ma ei vali, sest et uue standardi järgi ma valin seda. Ehk siis see sina, kes praegu on, valib. Ja sealt tegivad ka need lahtiühenduse kohad. Ja üldiselt ongi niimoodi, et nii, mida rohkem sa enda omaks võtad seda naist, keda sa nüüd kehastad, siis tulevadki need herned. Helistab sulle mingi sõber, kes tule tee ikka ära, Ja siis see ongi nagu see, et ja selle koha peale ennem, kui sa lähed tegema, on see aeglustamismoment. Mina olen selle enda jaoks lihtsustanud niimoodi, et ma kujutan ette, et ma lähen. Vaatan, mis mu keha teeb. Kui tuleb mingi emotsioon, tunnen selle ära. Ja samal ajal ma seda polaarsuse poole toon sisse. Kujutan ette, et ma ei lähe. Vaatan, mis mu keha siis teeb. Ehk siis ma luban endal kogeda just kujutluses mõlemat poolt. Ja üldjuhul, kui mul ei tule peale seda väga tugevat eid. Ehk siis, või siis ei muutu väljal miski. Näiteks mõnikord on niimoodi, et tuleb see pakkumine. Ikka lähme välja. Tunnen ära, okei. Eid ei tule. Järelikult ütlen jaa. Isegi kui see on keset minu tööpäeva ja mul on mingi to-do-list. Ja siis sellel hetkel toimub see, et mõnikord, kui ma olen selle tunde nagu emotsiooni tasandil ära tundnud, selle laengu enda sees, elu mängib ümber. Ja siis ma ei olegi pidanud minema. Ja siis ma olen ka päriselt kogenud, ma seni ei uskunud, ma olin skeptik, hull skeptik olin. Mis mõttes, et te ütlete, et mulle ei vastus tuleb ka, kui tuleb. Et keha ütleb, nii tugev ei tuleb. Ja siis ma kogesin ühe korra niimoodi, et oli üks sünnipäeva kutse. Ma teadsin, kes seal on ja ma läksin kõikide vanade lugude mõttes, ma oleks pidanud läinud sinna muidu. Kuidas ma ütlen, nii ilus ja fancy kutse ka ja kuulumine kuhugi ja kõik need vanad minu lood. Ja siis ma tundsin, et ma kujutsin, et ma lähen sinna. Ma juba nagu enda sees juba mõtlesin, et ma lähen sinna. Ja siis tundsin ära selle, et ma ei lähe. Et ma teen valiku, et ma ei lähe. Ja siis mul tuli mingi nagu väga tugev emotsioon ülesse. Ilmselt mingi hirmu või hinnangute teema. Ja peale seda mu kehas on teadmine, et mul ei ole vaja sinna minna. Mul on tehtud sellega. Nagu mul on selle teemaga tehtud. Ja annan teada siis, et ma ei lähe. Ja ma tunnen eufooriat pärast seda. Jess, ma saan lastega kodus olla, ma lähen lastega metsa mängin. Ma vanasti oleks ära põgenenud. Ma ei viitsi mingi lastega pühapäeva õhtu. Täiega chill oleks sinna sünnipäevale minna. Täiesti nagu niisugune rõõm sellest veel tekkis, sest et ma lubasin endale ära tunda. Ja näiteks mingitel muudel päevadel on see, et lihtsalt see maailm roteerub su ümber. Et seal on nagu see, et siis kõik on puhastus või siis see jumalik kraftirullumine. Siis ma ei pea millest ilma jääma. Sest tegelikult kõik, mis me kujutluses kogeme, see on juba meie sees ära kogetud, siis me ei jäägi millest ilma. Lihtsalt on küsimus, mis tahab siia reaalsusesse tulla.
ja mulle tundubki, et see sama, et nagu sa ütlesid ennem, et sa tegelikult astud sammu haaval. Ja nüüd on küsimus, et kas sa lubad endal sammu haaval ka niimoodi astuda, et sa päriselt kõikidesse nagu olukordadesse, sa lihtsalt nagu lubad endal nagu kogeda ka seda. Ja seal on nii suur ahvatlus minna nagu lihtsalt kogemisse ja nautimisse ja ihadesse ja sest seal läheb see saboteerija koht ka sisse. Et kui sa ütlesid, et ma hästi resoneerun sellega, et kui on suhete teema, suhted nagu tõmbavad, et ja siis seda enam, et kui on puudus, nagu et kui me otsime võimalusi või lahendusi, siis meil et kui me näeme inimestes alati võimalust. Potentsiaali. Et äkki tema kaudu ma saan sinna, et tegelikult mul on endal peas juba mingi lugu juba, et mul on mõistlik, äkki tema kaudu ma saan, ma ei tea, sinna stuudiosse, äkki tema kaudu ma saan sinna lava peale ja vaata, teinekord on meil teadmine, et nii juhtub. Aga siis meil ei ole klammerdumist, siis me teame, et see juhtub niikuinii. Vaata, siis on see teadmine sellisel tasandil, et siis ei muretse sellepärast, et kui ma täna õhtul ei lähe, siis see ei juhtu. Aga nii, kui sinna tekib see storyline taha, ma pean minema, sest äkki nagu muidu pärast mida me kutsuta ja seda võimalikkust üldse ei ole pärast ja et seal on nagu see illusiooni ehitamine. Põhimõtteliselt, et sellel hetkel me tegelikult valime elada fantaasias. Fantaasias sellest, et mis kõik võib juhtuda. See on jõhkõrn piir selle vahel. Illusioon ja siis see... Ja illusiooni loomine, fantaasia loomine ja siis on teadlik illusiooni loomine. See ongi, minu arust see ongi selle teadvuste, miks see on äge mäng. Sellepärast, et füüsilise reaalsusesse juhtuvad kõik need asjad, mis peavad juhtuma. Ja sellepärast ongi tore ka kuskil ei tea, kuskil heliseb midagi. Vaata, huvitav, nii mitmed elektroonilised segajad on selle tänase vestuse ajal. Kui tavaline see sinu elus on? Et segajad on, täiega tavaline. On jah? Jah, väga tavaline. Sellepärast ma ka eilse postituse tegin, et ma tunnengi, et nagu oleks inimesed kõrval, kui ma ei saa enam peitu minna, ma ei saa minna nagu sinna, et nagu mingi segaja tuleb vahele, ma lähen hüppan sinna või see nagu keegi kõrvalt nagu kõik on nagu kuidagi nagu hoiavad nagu kuidagi kätt pulsil, et nagu, et Jaa, meil on Triinuga niisugune vastutuspartneri süsteem tehtud omavahel. Ehk siis on üks teema, millest Triin põgeneb kogu aeg ära. Ma näen, et see on nagu tema süsteem ja tema ei lase mul mingis teemas ära põgeneda selle seest. Ja see tähendab seda, et aga meil on nagu kokkulepe omavahel, et me nagu mõnusalt togime, aga samal ajal ka nagu tuletame meelde, et kuule, hei, mine nüüd õdvestu ja ära nüüd mine. Aga see ongi nagu tekkinud selle tasandi pealt, et see praegu töötab, see töötab loomise kontekstis, aga kumbki pole kummastki sõltuvuses. Et siin ongi see küsimus, et vaata, et kui ma tean seda ühte kommentaari, mis sulle tuli, et umbes, et ära otsi välist validation. Nagu välist tunnustust või kinnitust, on ju. Et see on nagu nii põnev koht, sest et kuidas valida endale siis see inimene, see, ma ei tea, coach või terapeut või kes iganes. Või vastutuspartner. Või vastutuspartner, on ju. Et sa võtaksid ta selle koha pealt, et sa juba läheksid sellesse suhtesse väe koha pealt sisse. Sest et nii kui sa lähed nagu mingi niisuguse koha pealt sisse, kus sa annad talle juba selle, tema on targem ja tema teab ja tema vastutab selle eest, et ma olen fookuses. Sellepärast mulle tunduski, et see võikski nagu selle koha pealt olla, et see on koostöö, et see inimene, kes nagu siis tuleb, tema on ka enda protsessis nagu, et kuidas ta siis on see coach, kes nagu päriselt ka aitab nagu läbi tulla, et kuidagi nagu ja samas mitte, et ma oma selle koha ära annaksin, et ta siis teeb, et nagu muutus on ju just, et mina olen see, kes muutuse teeb. Ja ma arvan, et sinu ellu saab tulla just see õige inimene just selle koha pealt, kus tegelikult sina teed endast otsuse ära, et sa oled pühendunud endale. See on ka nii huvitav koht, et mul on just nagu see, et sealt tuleb nii palju pakkumisi on tulnud nagu see, nagu et issand, ma tahaks nagu kõik valida, kas ma saan kõik valida ka nagu, et nagu vestluses saan ikkaks kõigiga teha ja siis nagu siis vaadata. Ja tegelikult tekib sul kehal teadmine ilmselt. Ja samas ju jääbki siis nagu see, mis nagu kannab edasi nagu loomulikult ju ja. Ka. Et mõnes mõttes
mina näiteks kui mul ei tuleks väga kindlat juhatust, kellega ma pean ühendust võtma, siis ma vaataks, mida väli teeks. Et kelle poolt, enda poolt. See on ka projektoril just see, et nagu, et wait for the invitation nagu, et noh, et jah, just, et kes nagu... Kes on see, kes nagu astub selle sammu. Tunneb ise ka nii suurt. Kõige olulisem on lihtsalt teada, mida sina tahad. Et sina hoia praegu enda siht selles, et sinu elus on see inimene, nagu sa seal kirjeldasid, sinu elus on inimene, kellega koostöös sa fokusseerid ja avad enda potentsiaali. Kõik. Sina tahad seda kogeda. Ja see ei pea tulema coachi näol, see võib-olla hoopis tuleb hoopis raamatu näol või või üksi olemise, jah, et ma olen üksi hoopis nagu. Jah, et oled ise endale see. Vaata, see on nagu see mäng, vaata, et siin on see kontroll, et sa tahad hästi kiiresti ennast juhtida nagu sellesse teadmatusest välja. Ma ütleks nii. Jah. Tahad võtta kontrolli enda elu üle. Ja selles ei ole mitte midagi halba, siis me ei saa jääda ka lõpmatuseni ootama. Aga mõnes mõttes, et kui sa lubad minna endal sellesse mängu, et noh, las siis loob su ellu see. Et sa tead, et sa oled praegu tegelikult juba täna see naine, kes ise seisub, sa tead, et sa oled täna see naine, kes seisab tegelikult enda jalgade peal, kes on enesekindel ja sa iga päevaga kultiveerid lihtsalt seda ja hoiad nagu seda energiat nagu selle koha peal, selles fookuses, teed valikuid selle koha pealt endale. No maagia juhtub siis. Aga nii, kui me läheme kontrollima või juhtima, siis lihtsalt me pikendame seda asja juhtumise aega. Sest et siis me ütleme, et energia sa pead minema, ma loodan, et see energia läheb nüüd seda teed mööda. Aga siis me ei luba kokku kukkuda ajal ja ruumil. Et mis siis, kui sa homme hommikul ärkad üles selle teadmisega, mida sa pead tegema? Kui sa oled lahti lasknud sellest, et see peab mingi kindel viisil tulema see teadmine. Et sa alustasid juttu üsna ju eneseväärtustamise koha pealt, et kas ma olen väärt. Noh, mingi niisugune väärtuse teema käis läbi. See on tugevalt, jah. Et see on see uskumuse tasandil. Ja see, kui mina vaatan nagu puhtalt see müügi kontekstis ka, sul oli see suhe rahaga. Ehk siis, et uskumatu, kui palju müük meie elu nagu, mis ma ütlen, mõjutab. Nagu raha ei liigu, kui müük ei toimu. Ja siis nüüd pöörata see, et sina ei ole mitte müüja, sina oled ostja. Sina ostad endale kliendid läbi selle, et sa valid enda kliendid. Sa valid endale tegelikult praegu energeetiliselt, kui sa otsustad olla turul ostja, et kes saab sinuga tööd teha, siis ta tuleb nagu hoopis õige koha pealt. Ja mulle tundus, et see oli see koht ka selle. Et sina valid endale praegu coachi, mitte ei ole see, et kes kõige suurema päästja sildiga tuleb sind päästma. Siis te olete mõlemad ohvri kolmnurgas sees. Sest seda reaktsiooni üldse mitte hinnanguid andes. Et eks ma olin ise ka ju selles mõttes üks nendest, sest et ma ju kirjutasin, et või võtsin ühendust, ma ütlesin, et tule räägi sellest, mida sa praegu koged on ju. Ja teadmata seda, mida ma ütlesin, ma saan aru, et ma otseselt sellist pakkumist ei taha teha sulle, mis sa olid kirja pannud. Aga mul tekkis õhtul saunas, mul tekkis mingi teine nägemus. Päris äge oleks sinuga nagu just podcasti kontekstis ka nagu mingid hoopis niisugust mängu mängida. No see mind kõnetab kõige rohkem just nagu, et seda nagu kajastada, nagu mis siis nagu saab, järgmine samm. Ja, et luua mingit lisaväärtust, ühest küljest lisaväärtust, aga tekitada ka mingit nagu kogukonda, kes elab kaasa, nagu et naised elavad üksteisele kaasa. Vaata, et, just see nagu nii on juba mu ümber nagu. Ja, et elavad kaasa, et näiteks siin ka, et täna tuleb ja täna tulid ka ju erinevad naised räägivad, on ju, et meil salvestuspäeva jooksul räägivad erinevaid lugusid, on ju, mis jõuavad saadete kaudu inimesteni. Aga et mis saab edasi? Siis ma ütlesin, et nii äge oleks nagu kogeda seda, et minul oli see minu endale maksmise teema, et kuidas ma saaksin endale maksta. Lihtsalt, vaata see 250 000 teinike, see maksab endale ka, mitte ainult teistele. Ja et see käive ei tähenda mulle seda, et ma maksan selle teistele, mida ma olen varem minu muster on olnud. Et ma maksan nagu kõigile teistele nagu, ja selle alla on käinud see, et ma maksan coachidele, terapeutidele, õpetajatele, kõikidele teistele endast väljaspool. Ja siis ma olen alati raha loonud, sest ma tahan järgmist kursust valida.
aga ei, ma tegin eelmise aasta lõpus otsuse, et ma ei võta mitte ühtegi ennem, kui ma endale suudan maksta. Kusjuures mäletan, et Jaak Roosaar oli seal, kus oli see naiste ettevõtluspäev oli, Annika Tell tegi, siis oli seal just seesama, Jaak Roosaar ütles seda, et kui on ettevõte, siis nagu mitte ei ole see käive nagu see, et 250 000, vaid kasum on 250 000. Nagu sinna kohta jõuda, mitte käive võib olla ükskõik kui palju, aga mis see kasum on, et sellest nagu, see on palju olulisem. See on see, mis ma endale nagu maksan, ja sealt tekkis minul nagu see koht, et okei, et mis mina tahan, kuidas mina tahan. Ja siis ma ütlesin, et okei, mis see ressurss või ma isegi, ennem tuli see mõte, et okei, et ma tean, et ma nagu tasuta tööd ei ole nõus tegema. Olen hästi aus, et ma ei ole valmis tegema praegu tasuta tööd, sest ma olen 5 aastat tasuta tööd teinud, ma olen nii palju ära andnud. Ja mitte sellepärast nagu ülbuse pärast, ma tean, et hästi ilus on anda. Nagu see sama podcast, mis on nagu selles mõttes tasuta kuulaja jaoks. Rõõmuga annan. Ma ei oota, et sealt jookseb kuskil klientide hunnik mulle ukse taha, sest et seal ei ole seda, see on nagu niisugune üle, kuidas ma ütlen siis, et see oleks nagu liiga juba, see on nagu üle võlli ootus, vaata, et umbes, et iga kuulaja, kes kuuleb, et see peab tulema mulle kliendiks. See on nagu nii ebareaalne ootus. Aga samas ma saan aru, et ma tahaksin panna siia mingit lisavunki juurde. Et kuidas klient, et põhimõtteliselt, et kuidas saaks tekitada olukorda, minu mingi mõttekäik oli see, et okei, tänapäeval on võimalus näiteks Patreonis lisasisu luua. Aga ma ei tahaks sinna minna jälle ainult nagu täis mingi andja poole pealt. Ma tahaksin teha niisugust mängu. Räägin, ma ei ole sulle seda varem tutvustanud, ma tahaks niisugust mängu teha. Et me läheme koostöösse ja Patreoni kuulaja maksab sinu töö eest mulle. Nagu, et sinuga töö eest mulle või selle eest, et me teeme koos mingit, ma ei tea, mida me teeme, mul ei ole seda pilti, aga see, et me jälgime koos või arutleme aeg-ajalt sinu teekonna üle. Aga et ma mängin mängu teadmata, kas üldse keegi inimene tahaks selle eest maksta, ütleme, ma ei tea, panen 5 sinna alla. Ütlen, et kuuajane membership on 5, ja siis ja läbi selle on tegelikult saate kuulajal võimalik mulle Kristinale, Kaarile, Liinale maksta selle eest, mis me siin loome. Et loomulikult et mõnes mõttes me müüme ka turunduspaketti ju nendele, kes tahavad siia istuda, aga see on juba nende enda nagu protsessi käivitamiseks. Ma ütlen niimoodi, et kui sa paned raha vahele, siis alati toimub intensiivsem kasv, sest sa oled valmis endasse investeerima. Et see on selles mõttes nagu, ma võtan seda kui teist muusikat. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et see oleks äge eksperiment, mida ma tahaksin teha. Aga ma ei tea, mis me seal, ma ei tea, Patreonis tegema hakkame siis, et seal saab igast postitusi teha, laule saab sinna panna ja kõike saab seal teha. Seal saab videosid teha, saab postitusi teha. Igal juhul, et mängida mingit niisugust mängu. Ja ma lihtsalt mängin sellega siin, sest see oli midagi, mis tahtis siia tulla. See on ka mul olnud mingisugune mõte, et kajast, see sama sarnane asi just, et ma nagu teeksin oma Patreoni konto just seesama, et kuidas ma siis lähen ja mis ma siis sammuni nagu need, kes seal on, nagu, et kui ma olen jaganud näiteks Facebookis, siis ma tunnen nagu, et sinna tulevadki mingisugused kommentaarid, mis nagu ma tunnen, et nad tõmbavad täiega maha mind nagu, see võib-olla kuidagi nagu aitab mind edasi, aga nagu mitmes kohas ma olen näinud, et ma nagu kuidagi nagu, seal on mingi häbikoht ja siis see kuidagi nagu halvab mind ära nagu. Siis ma olengi mõeldud, aga liigutakse selle süksesse kohta, et nagu need, kes nagu päriselt tahavad nagu kaasas olla ja nagu, neid on ju nii palju tegelikult nagu, kes nagu kuidagi nagu väga minu nagu sinu inimesed. Jah, nagu nii minu inimesed ja kuidagi nagu nad elavad nagu nii suuresti kaasa nagu täiega mul südames ja mina nende südames nagu nii äge näha, et nagu neid enda ümber, mis iganes see summa siis oleks nagu, aga just nagu, et isegi kui ta maksab 1 euro, siis ta teeb selle sammu nagu, et ta saab nagu, ma tahan nagu nendele jagada nagu, et see ei ole nagu, et kõik saavad sinna tulla, et need, kes tahavad mingi sappi pritsida või mitte isegi sappi, keegi ei ole pritsinud sappi, aga nagu, et ei tuleks nagu, ma ei tea, midagi nagu endast hoida nagu selle sees, et see on nii haavatav koht tegelikult nagu, kus ma nagu lähen ja nagu samas ei tahaks nagu kõigile nagu seda nagu kõiki asja nagu näidata. Ja sa üldse ei pea enda koode kõigile andma ja eriti, kui sa näiteks oma muusikat jagad või seda enda loomingut jagad, see ei pea olema üldse tasuta ja teisest küljest see saab olla täiega esimene samm selleks, et hakata liigutama. Ma kuulsin ennem, sa ütlesid minu arust nii ilusti selle koha,
tahaks niimoodi, et ma oleks nagu eemal, aga aeg-ajalt ma jagaks mingit õpetusi või mingit jagamisi või mingit taipamisi. Noh, ma ei tea, testi, vaata, see on see, et testi seda, noh, mis seal juhtuda saab, ei tule mitte ühtegi Patreoni. Ma hakkasin millega tegema seda kontot, siis ma ei saanud sellega hakkama, et okei, küll ta tuleb omal ajal siis nagu. Ja see on nagu see koht, et vaadata seda mängu, et ja ma jätan nagu täiega jätan õhku, et kumb selle Patreoni loob, mul on nagu ükski. Aga lihtsalt nagu, see on see, mis ma nagu tahangi nagu kogeda nagu selles loomise protsessis. Mina ei tea, tegelikult siin ei ole praegu tähtsust, kes selle loob. Aga lihtsalt on see küsimus, et see tahtis energiana tulla siia. No ma nägin seda kohta. Et see tahtis lihtsalt täna hommikul mõtlesin, et okei, huvitav, miks ma Andrale pean midagi niukest nagu ütlema. Et miks ma pean nagu üldse see Patreoni teema ja mingi jagamine ja kuidas see teekond ja noh, ma ei tea, mis iganes on. Aga see on nagu see koht, et mis mina näen, et kui see tuleb sulle korduvalt tagasi. Noh, praegu mina tõin sulle väljana, noh, et kui sa enne muidu mõtlesid kodus vaikselt, et kas ma teen nüüd, siis tegelikult nüüd on see koht, et sa päriselt lubaksid endal kogeda seda, et sa lood selle. Lubaksid kogeda seda, et sa ei loo seda. Sul võib isegi kurbus võib-olla on sul palju suurem sellest, kui sa ei loo. Ma ei tea, minu taju praegu. Kui sa lähed emotsiooni sinna haavatavasse kohta sisse ja mõnikord on just teise poole peal, et ma võin seda teha. Ja siis on see koht, kus nagu, et ma loon selle ja siis nagu mitte kedagi ei tule. See on nagu see, et siis sa viid selle endale. Ja nüüd ma küsin su käest, et milline see ruum seal võiks olla, sest et ma näen, et sul on, see on tegelikult nägemus, milline see sinu ruum on. Sa kirjeldasid väga hästi, sina ei tule see, kes tahab sinna pritsida sappi. Ei ole tegelikult ka, aga nagu mingid nagu need. Mõnes mõttes. Nagu... Ja see ongi nagu väga selge piiride kehtestamine. Sul on täielik õigus enda ruumi lubada seda, mis sa lubad. See on sinu väe testimise koht. Kui sa lubad enda ruumi inimese, kes tuleb ja see ei pea tulema nagu see, et sa lähed nüüd majandama. Kuule, sul ma ei luba öelda. Sa lihtsalt kustutad selle kommentaari ära. Sa lihtsalt paned sellele inimesele membershipi kinni kõik. Sa võid selle ühe korra välja kommunikeerida, et sa hoiad enda ruumi puhta, sest et sa austad enda väge, sellepärast sa austad enda koode ja sa austad enda ruumi. Ja kui sina ise selle eest ei hoolid, siis keegi teine sinu eest ei hakka seda tegema, siis energeetiliselt hakkabki sinna nagu keegi hakkab sital käima nagu. Sest sina ise annad selle loa, kui selle ühe korraga tegelikult. Ja ma tean, et siin ma räägin ka, minul on ka olnud neid kohti, kus ma olen lubanud, ma olen ka kustutanud enda kontolt päris palju kommentaare ära. Ja olen ka, mul on osad inimesed ka Instagramis on nii-öelda mitte, ei tule sõnumid sisse või läbi. Mul ei ole vaja lihtsalt nende inimeste sõnumid saada. Mul ei ole vaja iga kord lasta enda ruumi sisse kellegi. Osad inimestega mul on nii, et mul on endast tehtud standard selle sama 250 000 kuninganna pealt. Ma teatud inimestel sõnumeid loen ainult õhtusel ajal, et ma ei situks enda päev ära. Siis see on minu valitseda, millal ma seda teen. Ja ennem on energeetiliselt. Ja ma näen, et piisas tegelikult sellest, et ma energeetiliselt otsustasin, ühe korra kommunikeerisin, ütlesin, vastasin ilusti, ma kuulan seda häälsõnumit hiljem. Kõik. Peale seda mul enam pole tulnud keset tööpäeva selliseid sõnumeid. Ma olen öelnud, et kui sul on midagi nagu väga konkreetset, siis sõnum, et mida ma saan nagu lugeda, mis puudutab ainult näiteks laste teemat või mis puudutab ainult mingeid ma ei tea, töö või ettevõtte asju on ju. That's it. Ja seal ei olegi mingit ruumi, sest ma ei pea lubama enda ruumi sisse. Mitte midagi. Et naisena me ju ei lase igasugust riista enda sisse. Miks me siis peaksime nagu tegelikult laskma oma ellu neid mingid tüüpe sisse tulema, üksikest need on naised või mehed. Jaa, väga põnev. Paneme punkti. Ja siis vaatame, mis siit väli hakkab siis looma. Mulle väga meeldib seda väljamängu mängida, vaatad, mis tahab loomulikult tulla. Ükskõik, kelle poolt see nüüd impulss kuskilt tuleb. Jah. See oli ka täiesti, et ma tegin selle postituse ja siis sa tuled nagu, et tule siia rääkima. Jah, see oli nagu see, mida ma küsisin, kuigi ma ei teadnud, et ma seda küsisin. Just. Ja tegelikult me oleme rääkinud koostööst pool aastat tagasi. Mingil moel tahab koostöö tulla, aga me ei tea veel. Ja siis me oleme kogu aeg lahti lasknud sellest, me ei tea veel.
no ei ole see nagu õige, vaata impulss ei tule taha, energia ei tule nagu taha. Ja see on kõigega nii. Ja samas on tulnud ju, me oleme teinud ju mingi selle asja ära ja selle asja ära. Ja, aga see need ongi olnud nagu okei, aga... Huvitav, mis meie see connection team on nagu? Vaatame järgi. Ja, igal juhul meie siis sellekordne salvestuspäev on selle koha pealt jõudnud nüüd selle mõnusa lõpuni. Järgmine salvestuspäev on 31. mai. Ja kui sina tahad olla siin selles stories ja selle tänase salvestuspäeva mingi väga äge essents on see, et kõik need vestlused on nii erinevad olnud ja samal ajal nagu see moodustab nii mõnusa terviku. Ja mina saan nagu öelda, et see on täiega midagi sellist, mida ma tunnetasin seal tookord seda esimest nagu tükki sellest podcastist saades. Et need on nii random küsimused ja nii random teemad ja ma ei tea ette, mis tuleb. Selles mõttes ma võin teada väljas juba, tavaliselt ma protsessin seda nädal aega ette. Need teemad, need koodid tulevad minuni nagu enne, mis ma pean välja ütlema. Aga ma ei tea täpselt sõnastust ja see ongi minu jaoks põnev. Ja kes tahab tulla mulle väljakutset esitama, siis täiega tulge. Et vaadake, et ma saan aru, et ma tegin mingi hästi ägeda hirmukoha nagu ära selle salvestuspäevaga. Ja ma olen hästi nagu rahul ja hästi tänulik selle kogemuse eest ka, et ma teadsin, et keegi tuleb veel sellesse päeva. Ja siis mul oli nii, et ma tegelikult nagu lubasin inimestel ka märku anda, et tead, et niisugune asi on üldse olemas, nagu ehedusest podcast on ju, või ehedusest ruum üldse, selle ehedusest sündmus on ju. Et see ruum on ka ehedusest stuudio, kus on võimalus sul luua mingeid asju. Ja samal ajal nagu lubada endal päriselt tajuda ära, et kas need teemad või see viis, kuidas need teemad rulluvad lahti, on sinu viis, siis panna ka seal Spotify's follow või YouTube'is subscribe, sest ma saan aru, et vähemalt minule küll meeldib see, et mulle tuleb teade, kui eriti YouTube'is, et ma olen niisugune YouTube'is podcastide kuulaja. Seepärast mulle meeldib pilti näha. Ja siis seal mulle meeldib see, et mulle tuleb teavitus, et nad on postitanud uue saate. Ja siis ma saan selle endale panna nagu kohe. Ma leian üles ka, mis on need uued saated, mis on tulnud. Et ma paari väga tugevalt jälgin ja hästi see kõnetab mind. Ja kui sina tahad tulla siia, siis anna mulle teada, et sa tahad tulla siia istuma. Mis tunne on siin istuda? Päris hea on. Päris hea on, ju? Ja sain selle tunde kätte, selle success tunde, nagu ma jõudsingi selleni, millele ma ei teadnud, ma jõuan. Ja, mingi taipamine siit nagu sündis või vähemalt mingi poeg ja vaatame, kuidas siis nüüd väli hakkab reageerima. Seeme läks nüüd praegu täiega või võrsumas ja kes seeme juba oli seal. No vaatame, teeme niimoodi, et kuna see seeme siin läks kasvama, siis vaatame äkki mingi, kui seal on mingi, ma ei tea, 20 või 50 saade, et siis sa tuled räägid, et kas sa jõudsid vahepeal. Et vaatame, mis juhtus. Nagu mingi niisugune koht, et ma saan aru, et see impulss oli see, et sa tahad oma elus mingid asjad käima saada. Liikuma saada. No vaatame. Täiega viskame õhku, mis hetkel see impulss tuleb. Ja aitäh sulle, et sa kuulasid ja vaatasid.